Tere, hea õppija! Mina olen Maria Murumaa-Mengel ja ma olen Tartu Ülikooli meediauuringute kaasprofessor ja täna räägime loovuurimismeetoditest. Loovuurimismeetodid, nagu ma võib-olla, kui meil on olnud enne juba kontakti, olen jõudnud sulle öelda, on üks minu lemmik uurimismeetoditest ja ta langeb väga kenasti või mitte langeb, paigutub väga kenasti meie kvalitatiivsete uurimismeetodite sellisesse suurde paradigmasse, sellepärast, et ta kasutab ära just nimelt kõike seda, mille pärast kvalitatiivsed uurimismeetodid on ägedad. Ja täna selle lühikese salvestatud loengu käigus püüangi ma sulle näidata, mis asjad on loovuurimismeetodid, kuidas neid kasutatakse, mis on loovuurimismeetodite tugevused ja nõrkused ja püüan sulle ka tuua mõningaid näiteid juba tehtud uuringutest või siis anda ka nagu ideid, et mida oleks võimalik uurida, kui äkki sind see huvitab. Hakkame siis minema. No natukene ajame pead sassi ka, sest et loovuurimismeetodid nad lähenevad andmekogumisele veidi teistmoodi ja see võib alguses olla vägagi segadusse aja. Aga loovuurimismeetodite kogu selline suur idee on see, et sa palud osalejatel, kes on sinu uuringusse tulnud, midagi teha, midagi luua ja siis sellest rääkida. Mitte tingimata kusjuures ja siis. Sest et rääkida oma tegevuse ja selle loodavale tähenduse ja selgituse andmine võib toimuda ka tegemise ajal. Seega selline tee ja räägi sellest põhimõte on loovuurimismeetoditele omane. Inglise keeles, et teaksite, kuidas kirjandust otsida, on loovuurimismeetodite kõige tavapärasem nimetus, millega leiab palju põnevaid uuringuid, on creative research methods. Ja loovuurimismeetodid siis paigutuvad kvalitatiivsete, visuaalsete, sageli nad on seotud visuaalsete uuringutega, uurimismeetodite sellises suuremas raamistikus. Ja mingis mõttes võib öelda, et loovuurimismeetodid on natuke nagu traditsiooniliste kvalitatiivsete andmekogumismeetodite ja selliste edasi arendatud projektiivtehnikate segu. Sest üks osa on ju sealt meile kvalitatiivsetest uurimismeetoditest väga tuttav, intervjueerimine. See võib toimuda kas grupi intervjuudena, sest et luua saab ju ka koos, või see võib toimuda näiteks individuaalintervjuudega. Ja loovuurimismeetodid siis räägivadki meile just nimelt seda, kuidas inimene mõtleb, milliseid mõtteid, mida ta võib-olla verbaalselt välja ei ütle, ei oska sõnastada. Ta ütleks, kui ta oskaks, ehk siis natukene nagu teistmoodi kutsub mõtlema, loovamalt kutsub mõtlema ja kogu uuringute ülesehitus nagu ongi selline, et kõik osalejad on kutsutud sellesse uuringusse rakendamaks oma sellist mängulist või loomingulist tähelepanu mingi teemaga seonduvate objektide loomisele ja siis neile oma autori positsiooni nagu andmisele ehk siis selgitustele, miks ma olen seda mingisuguseid valikuid teinud, miks just punane ja mitte sinine, miks just nii ja mitte naa, miks. Seega loovuurimismeetodid on sellised meetodid, kust teadlane, uurija tuleb välja mitmesuguse erineva nagu andme kogumikuna või andmepusadega tuleb välja. Tal on olemas verbaalsed osad, mida inimesed räägivad, aga lisaks on tal ka need artefaktid, need mingisugused objektid, need mingisugused nagu mittesõnalised väljendused. Ja lisaks on tal ka veel tegelikult ülevaade protsessist, kuidas midagi loodi, märkmed ja tähelepanekud sellest, kus kõheldi, mis võttis kauem aega, kus inimene sattus segadusse, kus ta oli täiesti sellesse loomise protseduuri nagu ära uppunud. Kõik need on ju tegelikult andmed. Ja loovuurimismeetodite puhul siis on võimalik väga mitmel moel panna inimesi asju tegema. 2 raamatusoovitust ka, et te tunneksite ära ühe selle peamise
kirjaniku ja teadlase, kes sellel teemal on palju kirjutanud, on David Gauntlett ja David Gauntlettil on siis mitu väga mõnusat raamatut, mis on muide olemas ka Tartu Ülikooli raamatukogus kenasti, mida tasub sirvida, kui te plaanite oma uuringus loovuurimismeetodeid rakendada. Ja seal on tõepoolest näiteid igasuguseid. Loovuurimismeetodite käigus on võimalik luua ju erinevate asjade kaasabil, erinevat meediumi kasutades. Vaatame siis natukene lähemalt. Kõigepealt aga, kui me oleksime praegu koos interaktiivses situatsioonis ja isegi võib-olla loenguruumis, siis ma jagaksin teile paberid ja pliiatsid ja paluksin teil mõelda ja joonistada niimoodi skemaatiliselt, kriipsujuku tasand on täitsa okei. Et milline on sinu jaoks ideaalne õppetöö? Ideaalne loeng või seminar või praktikum või mis iganes sinu jaoks nagu õppetöö on. Ja siis paluksin sul joonistada ka teise pildi, kus on kõige kohutavam, košmaarne loeng, seminar, praktikum, mis iganes vormis sa tahad seda joonistada. Rõhutada tasub, et joonistusoskused ei ole absoluutselt olulised, mis iganes sinu peas on. Ja võib joonistada ainult pastakaga või ma ei tea, kui te praegu kodus olete ja teil on õlimaali võimekus, siis palun tehke seda. Aga tegelikult piisab täiesti sellest, et mõtle korraks. Pane kas või pausile see video. Mida ma joonistaksin, kui ma istuksin praegu seminaris ja Murumaa Mängel paluks sellise ülesande teha? No võt, ja see, mida te joonistate, ongi üks osa loovuurimismeetoditele omasest sellisest lähenemisest. Sest nüüd võib juhtuda kaks asja tegelikult. Teadlane võib võtta need teie joonistused, sorteerida nad ära, teha näiteks visuaalide sotsiosemiotilise analüüsi, millest räägib ka üks video, ja öelda, mida need asjad tähendavad. Näiteks, ma olen seda ülesannet lasknud tudengitel teha väga mitmeid aastaid ja seal tulevad sellised tüüpilised joonistamise viisid. Näiteks väga sageli on näha, et ideaalsetes situatsioonides, mida tudengid siis joonistavad kiiresti ideaalsena, et seal on kuidagi sellised ringjad elemendid. Inimesed istuvad ringis, tavaliselt on seal üldse sellist nagu pehmet joont on palju rohkem. Samas kui košmaarne loengusituatsioon on väga nurgeline, et on pikad nurgelised read, tahvel on alati hästi selline prominentne ja suur ja kandiline ja üldse nagu sellist nagu vormi on võimalik märgata väga paljudes töödes, et need nagu vastanduvad ka üksteisele. Ja ma võiksin ju uurijana vaadata seda ja öelda, et nii, et näed sa tänapäevane õpikäsitus eelistab selgelt pehmemaid õpimeetodeid, mida visuaalselt representeeritakse ka pehmemate vormidega. Võiksin ju niimoodi, päris hea analüüs tuleks juba. Siis näiteks läbi aegade on alati olnud üks tugev element, mida märgata nende joonistuste puhul on see, et selle košmaarse loengu puhul on kell seina peal. Aga ideaalsel ei ole. Ja siis ma võiksin ju astuda sisse jälle uurijana öelda, et nii, mingi suurel hulgal joonistustest võis märgata, et negatiivsetes stsenaariumites oli seinale joonistatud kell. See sümboliseerib aja kulgemise märkamist. Ja ma võiksin siin minna nagu väga pikkadesse sellistesse nagu teoreetilistesse interpretatsioonidesse ja öelda, mida see tähendab. Või siis näiteks, et sageli on ideaalseid ja kusjuures praegu oleks äge, et kui sa oleksid päriselt enne mõelnud, et mida sa joonistaksid, sest et võib-olla sul on see tunne, et Maria, kuidas sa mu pähe näed? See on alati hea selline klaastkuuli ülesanne, sest et ma tõesti olen aastate jooksul neid teinud päris palju. Ja et näiteks on üks asi, mida ideaalsele pildile sageli joonistatakse, on see, et inimesed on vabas looduses. Nad on nagu õueseminaril, istuvad ringis, kõigil on naeruläed, päike paistab, lillekene on joonistatud kuskile ja košmaarsed on siis väga sageli sellised massiauditooriumid siseruumides, selline nagu ei mingit päikest ei piilu mitte kuskilt. Ja sealt võiks ju ka tulla uurija sisse ja öelda, et nagu selline vabat mõtlemist tudengite joonistustel sümboliseerib ka vabas looduses õppimine.
ma võiksin täitsa nagu tulla ja teha sellise analüüsi sealt pealt. Aga siin tuleb ka probleem. Nimelt, ma ei tea ju, kas ma interpreteerin õigesti. Et kas sa joonistasid ühele pildile kella sellepärast, et ma ei tea, see oli plaanis sul teisele ka joonistada, aga ruum sai otsa? Või kas sa joonistasid ümmargusena midagi sellepärast, et ma ei tea, lihtsalt juhtus niimoodi, esimese ringi tegid liiga suure pea jaoks ja siis otsustasid, et okei, ma teen sellest mingi istumise ringi hoopis. Et inimesed joonistavad väga erinevatel viisidel ja nad võivad ju mõtestada tegelikult oma loodut hoopis teistmoodi. Sellel tegelikult ei olegi tähendust või see ei ole naeratus üldse, see on kuri nägu tegelikult. Et igasuguseid selliseid väikseid tõlgendusvigu võib sisse tulla. Ja sellepärast proovibki loovuurimismeetodite raamistik minna sammuke edasi. Ehk siis tõepoolest mitte, et mina, suur ja tark ja teadlane, tulen ja ütlen, mida mingisugune joonistus või mingisugune loodud element tähendab, vaid autorilt küsitakse. Ja küsitaksegi nagu otsekoheselt, et mida see tähendab, aga küsitakse ka igasuguseid erinevaid küsimusi, mis seonduvad selle teemaga. No näiteks, kui me teeksime nüüd siia nagu päriselt nagu uuringu peale ja ma tahaksin nagu tõsiselt, et te rakendaksite loovuurimismeetodeid ja kui me oleksime hetkel füüsilises ruumis, siis ma jätkaksin paaristööga, kus ma laseksin teil vahetada joonistusi ja laseksin vaadata, mida teine on joonistanud. Ja seejärel paluksin teil nagu mõelda, et mida sul on vaja küsida selle pildi kohta, et sa saaksid aru, mida see tegelikult selle inimese jaoks tähistab. Seega, siin on hästi oluline see koht, kus sa mitte ei marsi sisse ei hakka ise tõlgendama, vaid sa küsid teiselt inimeselt, mis asi see on. Ja vahetevahel see võibki olla nagu küsimus, et hei, sa oled siia joonistanud lille, miks? Aga see võib ka tähendada seda, et ma küsin, et millised on sinu kogemused õues õppega? Oskad sa tuua mingeid konkreetseid näiteid? Ühesõnaga, nagu mul on võimalik minna päris mitmetele erinevatele tasanditele just nimelt selle verbaalse suulise osaga. No vot, ja siis ongi sul võimalik see kujutiste lugemine, kus mina tulen. Sul on võimalik küsida osalejalt ja tegelikult on ka veel kolmas viis, mis on nagu eriti sellise kaasava ja nagu suurema eesmärgi ja raamistusega. Näiteks on sul ju võimalik selle uuringu käigus anda osalejatele nagu võim ja teadmised ja oskused, mis on olemas sinul. Sest kui sa kasutad loovuurimismeetodeid, siis ma kindlasti soovitan sul ennast viia kurssi visuaalide grammatikaga või nagu kujutiste lugemise, sellise visuaalide sotsiosemiotilise analüüsiga, et kuidas pildid ja sümbolid midagi tähistavad. Ja siis oled sina ju juba nagu targem selles valdkonnas. Aga miks mitte anda neid teadmiseid ja neid nüansse nagu edasi ka oma osalejatele, öelda, et kuule, et sotsiaalteadlastel on üks selline huvitav teooria, mille kohaselt öeldakse, et inimesed, keda me joonistame nagu endale lähemal asuvana, suuremana, et need on kuidagi nagu tähtsamad. Et ma vaatan siin, et sa oled sa õppejõu kõige suuremana joonistanud. Et mis sa arvad, et kas sellel võib olla mingisugune selline seos selle teooriaga? Neid tööriistu nüüd ma ei soovita sul tutvustada kohe alguses, sest siis sa võtad ära selle võimaluse, et ta nagu ise ütleb sulle, mida miski tähendab. Nende tõlgenduste ja selliste teoreetiliste lähtekohtadega ei maksa kohe nagu sisse joosta. Aga oma intervjuude viimases etapis, miks ka mitte? Sest et sellisel juhul on võimalik, et sinu uuringus osalejad tulevad välja sellest uuringust nagu väga kõrgendatud visuaalpädevustega. Nad oskavad ise analüüsida meediatekste, reklaamtekste, mida iganes, kui see on selline visuaalne tekst, nagu palju paremini. Ja ma ei tea, see on ju tegelikult päris tore. Sest tuletame veel kord meelde, selline kärbes seinal uurija, kes kunagi ei sekku, ükskõik mis juhtub. See on teatud paradigma, aga kvalitatiivsetes uuringutes on palju rohkem subjektiivsust. Ja see ei ole miski, mida peab häbenema või ära peitma ja teeskript. Tegelikult me ei ole inimesed, me oleme robotid. Ja seda ei ole vaja teha, sest kvantitatiivne ja kvalitatiivne lähenemine ongi erinevad. Ja see on okei. Selles mõttes, et on okei tunnistada, et uuringu situatsioonist saab midagi uurija ja teadus,
aga sellest situatsioonist saab midagi ka see inimene, kes seal osaleb. Ta tuleb ära mõeldes asjadele, millele ta võib-olla kunagi ei ole mõelnud. Ta tuleb ära teades midagi, mida kunagi ei ole teadnud. Ja seda ei maksa nagu vaiba alla kuidagi moodi pühkida, vaid seda tasub täiega ära kasutada. No, me oleme nüüd rääkinud ainult joonistustest, et joonista mulle ideaalne ja košmaarne miski, aga tasub ka mõelda, et äkki on mingeid muid asju veel, mis inimeste loovusel võimaldavad välja tulla. Et noh, et mis asi see tegemine siis on? Ja siin tasubki mõelda, ja mul ei ole õiget vastust kusjuures, et kas näiteks etüüdi lavastamine on millegi tegemine, loomine. Tahaks öelda küll, et on. Või kas näiteks digifotodega kollaaži loomine, see tähendab, et see asi eksisteerib ju mitte füüsiliselt. Kas see on millegi tegemine, loomine? Ja mil määral on siis virtuaalmaailmas mingite asjade tegemine, nagu päriselt artefaktide loomine? Siin põrkuvad, nagu te saate aru, see virtuaal- ja pärismaailma selline vale vastandamine. Aga see küsimus sellest, et ja nüüd ma ütlen inglise keeles, sest et see on küsimus, mida küsitakse inglise keeles, et what is making? Creation, on ju? Et kas see on mingisuguse nagu asja loomine, mida enne ei olnud, et mina tegin ise erinevatest materjalidest, või on see mingisugusega mittefüüsilise artefakti tegemine, nagu näiteks etüüd, luuletus, muusikapala, kas see on ka loome? Ei pea vist olema väga palju õppinud, et öelda, et jaa, see on loome ja loome tegevus kindlasti. Aga teadke, et selle üle vaieldakse, kas see läheb loovuurimismeetodite sellisesse jäigemasse käsitlusse või mitte, sest et näiteks kui paluda osalejatel luua muusikapala, siis kõik ju just nagu on olemas, aga nagu mingit objekti maha ei jää, sest tavaliselt on kas joonistus, fotod, legodega millegi ehitamine, savist millegi voolimine, ma ei tea, isegi kudumine, mingisuguste asjade nagu selline nagu kätega tegemine. Ja see on hästi teadlikult selles jäigemas käsitluses välja öeldud, et see peab olema just nimelt kätega tegemine, sest et siis hakkavad tööle sinu sellised ajuosad, mis muidu ei hakkaks tööle. Ehk siis sa reaalselt mõtledki asjadest teistmoodi. Kui sa mõtleksid nendest asjadest siis, kui sa lihtsalt istuksid ja räägiksid nendest. Aga kui mu käed teevad midagi, mis on sellega seotud, siis mul tulevad teistsugused nagu jutud. Ehk siis ma suudan võib-olla ära sõnastada, ära vormida midagi, mida ma ei teadnud isegi, et mu peas on. Ja see on see koht, kus tasub natukene võib-olla mõelda. Oma doktoritöös kasutasin ma samamoodi loovuurimismeetodeid ja püüdsin siis täpselt analüüsida seda, et mis need tähendavad ja kuidas neid kasutada ja nii edasi, keda huvitab, see võib minna ja vaadata mu doktoritöö metodoloogia peatükki. Aga ma tahan rõhutada just seda potentsiaali või sellist nagu erilisust ja haaratust, hõlmatust, osalust, kaasatust, mis võib tekkida hästi disainitud loovuurimismeetoditega. Ehk siis sul on inimene, kes kõigepealt loob midagi. Loometegevus toimub peamiselt meie ajus ainult, on ju. Et kui me just ei tee kogu aeg sellist nagu peale lugemist, et mis ma nüüd mõtlen, mida ma tavaliselt ei tee, siis see töö on väga suuresti selline nagu asi, mis toimub su peas. Et sa mõtled millelegi abstraktselt, siis sa vormid selle kuidagi praktilistemateks mõteteks, et kuidas nüüd seda savi pean täpselt mätsima või millist värvi Lego klotsi ma nüüd pean võtma. Ja see on nagu väga põnev. Just nimelt selles mõttes, et kuidas aju töötab, kuidas mõtlemine, kuidas loomine töötab. Ja siis selle käigus sa tõenäoliselt mõtled sellele teemale ka rohkem. Ütleme näiteks, et ma kutsun sind uuringusse, kus ma palun sul savist voolida ideaalse mehe kuju, näiteks, ma ei tea, mingi Koopa elaniku perspektiivist. Siis tõenäoliselt sa pead mõtlema päris paljudele asjadele. Sa pead mõtlema sellele, kuidas iluideaalid on muutunud. Sa ei mõtle ainult Koopa elanike peale, vaid sa mõtled tänase peale. Et see võrdluspunkt peab tulema. Ja sinu mõtted on tõenäoliselt palju laiemad ja sellised nagu huvitavamad, põhjalikumad, kui need oleksid
Sellisel juhul, kui me istuksime maha ja ma küsiksin su käest, proovi mõelda nagu Koopa elanik. Millist meest kehalises mõttes peaksid sina ilusaks? Siis sa tõenäoliselt mõtleksid küll päris huvitavaid mõtteid, aga need peaksid tulema suhteliselt kiiresti, sest intervjuu situatsioonis on nagu eeldatud, et sa ei võta endale pool tundi mõtlemise aega ja siis ei vasta. Aga loomisprotsessiga on sul see aeg, sest et sa saad seal voolida ja mõelda ja teha oma asju. Seejärel aga tuleb uurija tõenäoliselt sisse ja küsida, et kuule, mis sa teinud oled ja mis sa mõtlesid siis selle kõige käigus ja kuidas sul läks. Ja siis peab kõik see, mis on sinu peas toimunud, tulema huultele, ehk siis sa pead selle ära verbaliseerima. Ja kui sa oled seda ka teinud, siis tegelikult on lootus just nimelt sellele, et sul nagu kogu see temaatika, kõik need mõtted, kõik need võib-olla täitsa uued mõtted nagu saavad osaks sinu elumaailmast, sinu teadmistest. See on see, mida sa internaliseerid ja sa ei mäleta enam isegi, et see oli üks uuring, kus ma hakkasin selle peale mõtlema. Sa lihtsalt ei teagi, kust kohast see mõte sulle tulnud on. Ja sellest saab osa sinu teadmistest, mõtetest, sellest, kes sa oled. Ma tean, see liigub natukene nagu filosoofilistele pindadele, aga minu meelest need on hästi olulised aspektid, mida tasub mõelda, sest et uuringud, eriti sotsiaalteadustes, need ei ole neutraalsed. Need ei ole nagu lihtsalt mõõdame ära, kui pikk on, vaid inimese mõtlemine, inimese maailma taju, asjadest arusaamine, need on nii komplekssed, nii keerulised asjad, et ka meetodid peavad võimaldama seda komplekssust kuidagi moodi kinni püüda. Mõningaid uuringu näiteid ka. Siin see Gauntlet ise, keda ma olen siin juba nimetanud, on näiteks 1997. aastal juba väga ammu uurinud laste keskkonnateadlikkust, kasutades grupiintervjuusid ja siis lastes teha neid videosid ennast ümbritsevast keskkonnast ja fokusseerides siis nendele kohtadele, kus nad tajuvad mingisuguseid häireid olevat või midagi, mis neile ei meeldi. Ja siin, nagu te näete, on nagu selle video tegemine on olnud loov, nii et avab ukse on ju sellele, et ei pea olema tingimata füüsiline artefakt. Ja võib siis nagu küsida, et aga miks mitte teha lihtsalt intervjuusid või grupiintervjuusid. Aga see on sellepärast, et siis sul ei teki nagu arusaama ikkagi sellest. Oletame näiteks, et laps näitabki sulle, et vaata, kui ma kooli lähen, siis mul on siin siuke isetekkeline prügimägi. Sulle tuleb peas midagi nagu mingi kujutluspilt sellest, mis see olla võiks. Aga siin võib olla näiteks, et see laps fokusseerib mingisugustele elementidele, mis tema jaoks on eriti häirivad. Ma ei tea, mingi nõel kuskilt paistab või siis ma ei tea, ongi mingi fekaalid või mähkmed kuskil on ju. Et see annab nii palju rohkem detaili kui selline abstraktne vastus, et mind häirib, seal on isetekkeline prügimägi. Ja siis sa saad nii palju rohkem detailseid asju küsida. Või siis näiteks on tehtud Suurbritannias oli on siiamaani, aga kunagi seal 2000-ndate alguses hakati rohkem rääkima sellest, et on probleem NEET-noortega. Need on siis Not in Education, Training ja midagi veel. Sotsioloogia tudengid ja sotsiaaltöötudengid, teie teate kindlasti, mis need NEET-noored on. Mul nüüd ei anna rahu see, okei. See on noored, kes ei ole kuidagi moodi nagu sotsiaalses elus. Employment oli üks nendest. Et kes ei tööta, kes ei käi koolis, kes ei õpi, kes ei tee midagi, nad lihtsalt nagu hängivad. Ja selleks, et mõista, et miks noored valivad sellise teekonna, miks nad ei lähe tööle või miks nad nagu ei osale. Tehtigi üks uuring, kus paluti pildistada töökohti, et saada aru, et mis nende jaoks töö juures oluline on või mis need tähendused on. Ja sealt tuli välja palju põnevat, näiteks selle kohta, kuidas füüsiline ruum toetab või ei toeta inimese tööelu, seda, mida üldse peetakse nii-öelda pildistamisvääriliseks, sest see, mida sa jäädvustad, on väga kõnekas, sest see võiks ju olla ka midagi muud. Ja ühesõnaga see oli üks suhteliselt vägev uuring. Siis kodutute inimeste kodulinna tajumine, sest see on perspektiiv, mis on väga selgelt puudu. Kodutud inimesed on nähtamatud inimesed, kellest vaadatakse mööda. Me ei tea absoluutselt, kuidas nemad näiteks, ma ei tea, ütleme Tartutki, kuidas Tartus elav kodutu inimene, kuidas ta tajub seda linna, kus on turvaline, kus on ohtlik, kus on hea, kus on halb, mida võiks muuta, kuidas peaks olema, mis teda aitaks, mis teda toetaks. Et kui te tegelete näiteks sotsiaaltööga, et siis kindlasti sellised lähenemised võivad olla väga kasulikud. Ja ma õigesti mäletan, siis see 2005. aasta uuring oli niimoodi, et kodututele anti need
ühekordsed fotoaparaadid ja siis või midagi sellist ja siis paluti neil pildistada kohti ja tegevusi, mis nende jaoks olid tähtsad. Noh, väga sageli vanasti käis loovuurimismeetodite selliste asjadega kaasa ka suurem eelarve, sest et sa pidid ostma päris palju tehnikat. Inimestel ei olnud fotokaameraid, inimestel ei olnud nagu neid vahendeid, millega salvestada. Tänasel päeval jah, ka kodutute puhul, aga ei saa eeldada, et kõigil on palju suurem ligipääs tehnoloogilistele vahenditele, mis võimaldavad tegelikult seda tüüpi uuringuid palju lihtsamini teha. Aga muidugi, kui te eriti haavatava digilahest puudutatud grupi valite, siis peate arvestama, et te annate neile vahendid ka. Kontlet on uurinud ka identiteete Lego-klotsidega lastes inimestel ehitada seda, kuidas nad ennast tunnevad esmaspäeva hommikul, millisena ja millised nad reede pärastlõunal on. Või siis näiteks ka seal põrguliku või košmaarsete siis töö ja erasuhete uurimiseks. Et see annab sulle võimaluse nagu rääkida paljudest muudest asjadest. Et see Lego ehitis on nagu ukseavaja, nagu mingisugune selline portaal mingisuguste sügavamate arutelude juurde. Siin natuke hüpates nagu kaasaegsemate uuringute juurde, 2005 aastast näiteks on ju omajagu juba möödas, siis 2016 aastal näiteks on rakendatud loovuurimismeetodeid, et saada aru, kuidas raskelt haiged inimesed tajuvad oma haiguseid. Mõelge, näiteks oletame, et me räägime vähist, erinevad vormid. See on nii abstraktne, see on nii kohutav asi, millest võib olla väga keeruline rääkida. Aga loovuurimismeetodid võivad anda siin ukse selleks, et saaks aru, kuidas inimene suhestub selle haigusega. Milline on see selline heaolu või millised hetked, probleemid, millise kujutlus sellest haigusest inimese peas on. Siis võib tuua ühe põneva uuringu, on see Roselli ja Shillitoe craftivismi ehk siis aktivism ja crafts kokku panna. Nemad tegid disruptiivselt, ehk need sekkusid linnaruumi ja seda uuritigi läbi siis loovuurimismeetodite raamistuse, aga see tegevuste ise tegelikult eksisteeris enne uuringut. Ehk siis inimesed koovad lambipostidele salle ja mingisugused torudele neid ümbriseid. See on selline hästi põnev liikumine, craftivism ja põnev uuring ka. On uuritud ka mitte heteronormatiivseid seksuaalseid ja sooidentiteete ja nende tajumist ja üldse selliseid nagu igasugust pisut peidus teemasid ka. Ja üks teema, mis on hästi peidus ja see nüüd ei ole konkreetselt nagu teadusuuring või vähemalt toona ei olnud, kui ma selle leidsin, ta oli lihtsalt selline huvitav projekt, rohkem nagu kunstiprojekt, aga mina nägin siin väga selgelt loovuurimismeetodi potentsiaali, kus inimestel paluti joonistada oma orgasme. Väga keeruline asi on ju. Ja nagu te näete, siis siin on lihtsalt mõned pildid nendest ja nad on nagu väga-väga erinäolised. Ja ma kujutan ette, et kui siia näiteks, ma ei tea, ongi seksuoloogia distsipliinis tahta teha sellist tööd, siis see võib olla väga oluline tööriist selleks, et me saaksime aru, kuidas inimesed oma kehas olles orgasme tajuvad. Et me arvame, et me teame, aga ega seda nagu väga põhjalikult ju uuritud ei olegi. Ajuklemmidega kindlasti, aga võib-olla niimoodi see isiklik taju nüanss on puudu. Muidugi see ei ole minu valdkond, ma ei tea, äkki ma bluffin, vaadake järgi. Ja legodega ehitamist kasutatakse tänapäeval päris palju ka näiteks igasugustes sellistes organisatsioonikultuuri üritustel ja juhtimise juures, et kus inimestel palutaksegi ehitada legodega midagi, mis seostub siis nende tööalase tegevusega. Näiteks Rasmus Pedanik teeb päris palju seda tüüpi ülesandeid. Minu meelest oli isegi äkki Radaris oli üks lugu sellest, kuidas kasutatakse legodega mängimist ja mängulisi lähenemisi paremate juhtide ja parema töökultuuri loomiseks. Ma ei hakka seda ümber jutustama, otsige sellise üles. Eesti uuringutest veel julgen soovitada lugeda Julian Freyenthali 2018 kaitstud bakalaureuse tööd, kus ta tegi jätku-uuringuna minu doktoritöös olnud uuringule siis sellise täienduse ja minu meelest need 2 faasi on
päris nagu huvitavad koos. Uuringud käsitlevad siis mõlemad seda, kuidas Eesti gümnaasiumiealised noored tajuvad neid, kellele võib-olla sageli viidatakse kui netiperverdid. Veebipervo, see on pervo. Ja ongi meelega jäetud hästi ähmaseks ja hämaraks kogu see nagu definitsioon. Ja see tegelikult sündiski siis, kui ma astusin doktorantuuri ja ma teadsin, et ma olin nagu eelnevate uuringutega magistritöös ja bakalaureuse saanud teada, et nagu lapsed ja noored kasutavad riski sellise mängulise elemendina riskidel, online riskidel on hoopis nagu mitmekülgsem nägu, kui võib-olla avalikud ja lapsevanematele kätte saadavad sellised mõttemustrid näitavad. Ja siis ma tahtsingi teada, et olgu, aga võtame siis selle netipervo, nagu selle kohta netipervert väga pikka aega Eesti avalikus diskussioonis öeldi. Et võtame siis selle, aga saame siis nagu teada, et millised kokkupuuted ja toimetulekustrateegiad noortel on. Ja siis ma mõtlesin, kuidas ma lähen siis istun selle 17-aastasega kuskil intervjuu situatsioonis maha ja siis nagu lihtsalt küsin. Kuidas ma lähen ja küsin? Et räägime alguses natuke niisama üldist juttu netikasutusest ja siis ma lihtsalt nagu vaatan inimesele silma sisse ja küsin, et kuidas nende kommioludega ja nende netipervodega on, et oled sa nagu näinud ka kedagi? Ma üritasin oma peas seda intervjuu kava läbi mängida ja ma ei suutnud mõelda sellist situatsiooni, kus ma saan intervjuuga nagu küsida ja siis ta hakkab mulle rääkima igasuguseid mingeid lugusid, mis on temaga juhtunud või teistega juhtunud. See tundus mulle hästi keeruline. Ja siis õnneks minu juhendaja Andra Siibak lükkas mind hellalt loovuurimismeetodite poole, ütles, et kuule, et äkki nendest sul on abi ja kus oli abi. Sest tänu sellele, et noortel oli kõigepealt võimalik oma mõtted ära sorteerida ja panna need paberile, ma palusin neil siis joonistada internetiperverti igasuguste muude nagu täiendavate juhiste puudumisel ja need tulemused olid tõeliselt huvitavad. Ja Tuulian siis tegi sellele jätku-uuringu 2018 aastal. Et alates sellest uuringust ma olen tõsine fänn. Aga neid fänne on meil muidugi kõvasti veel, et näiteks Inga Kald on teinud laste veebiriskide tajumise uuringu, kus oli tarvis teha kollaaži, kokku kleepida elementides ja juurde joonistada. Üks magistritöö on meil tehtud ideaalse kooliraamatukogu tajumisest, kus lastel paluti joonistada ideaalseid kooliraamatukogusid ja siis vaadati, et mis nendel piltidel on ja mida seal ei ole. Ma ei tea, vaadake korraks seda pilti ja mõelge esimese sellise visuaalide analüüsi uurija vaatega, et kui te peaksite selle pealt tegema intervjuu kava, et millistele teemadele te võib-olla siin fokusseeriksite. Siin minule torkab silma kotttoolid ja kusjuures seda oli hästi palju, et kotttoolid on oluline siuke chillimise element siis, taimed, rohelust ja raamatuid ei ole. Vaadake, arvutid on, aga raamatuid ei ole raamatukogus. Et ma tõenäoliselt tahaksin nagu õrnalt hellalt küsida nende elementide kohta. Siis 2017 aastal kaitsti üks bakalaureuse töö, kus uuriti, kuidas Eesti noored naissoost Tinderi kasutajad tajuvad seal toimetavaid noormehi. Ehk siis, kes need kujutletava auditooriumi liikmed seal on ja seal siis tulid välja need erinevad tüübid, et kes on jäänud noortele naistele silma väga äge töö. See on tõesti huvitav töö ja minu meelest ka väga põnevalt saadud kätte sealt sellised kindlad tüübid, mis hakkasidki korduma, nagu näiteks Kiimas Kamo ja Juksipoisid ja autoga oma identiteeti seonduvad härrad ka. Niisiis, et võtta kokku. Eelised selliste loovuurimismeetodeid kasutavate uuringute puhul on see, et sa pikendad mõtlemisprotsessi. Ma ei pea kohe ütlema sulle vastuseid, nagu ma teeksin intervjuus, vaid mul on võimalik kõigepealt nagu rahulikult mõelda, et okei, mida ma sellest asjast arvan ja tean ja mida ma tahan selle kohta rääkida. Teiselt poolt see tõesti pakub mängurõõmu. Inimestele meeldib lustida, sest et nagu tavaliselt, kui uuringusse kutsutakse, siis ma ei tea, kas sulle pannakse mingid klemmid külge või siis sa pead vastama mingitele lõpututele küsimustele või see ei ole nagu selline
traditsioonilises mõttes fun tegevus on ju. Aga loovuurimismeetodid toovad nagu sellist mängulisust sinna juurde. Muidugi, see seab ka selle piirangu, sest et see mängulisus on täiskasvanutele mitte sobivlik. See on nii lapsik ja lapsed on meie kultuuris nagu mitte veel päris inimesed on ju. Seega kõik, mis lastega seondub, ei ole. See ei käi asja juurde. Ja igatahes näiteks tippjuhtidega, inimestega, kelle jaoks on nende staatus, aeg, kõik on nagu hästi tähtis. Nendega ma võib-olla ei teeks loovuurimismeetodeid. Aga samas, mine tea, võib-olla just avab inimesed väga hästi. Rektorid hakkavad sulle legodega joonistama ideaalseid kõrgharidusmudeleid või mida iganes on. Et seal on kahtlemata nagu potentsiaali, mida saab veel ära kasutada, aga tasub hästi läbi mõelda, et kas need inimesed, kellel sa palud seda teha, kas nad on nõus selle mänguga kaasa tulema või peavad nad seda frivoolne, mõttetu, nii triviaalne jura, mida, ma tulin uuringusse, mitte joonistama. Aga jah, uuritavad on tavaliselt loovuurimismeetodites aktiivsemas rollis ja meil on võimalik siis saada ligipääs loodetavasti sellistele arvamustele, hinnangutele ja mõtetele, mis lihtsalt küsimise peale ei tuleks välja. Ja inimesed mõtlevadki teistmoodi. Nad nagu mõtlevadki teistmoodi asjadele. Ja see tähendab, et nad saavad ka oma peas nagu sellised süvamõtted kätte võib-olla. Ja sinul uurijana on ju sellest ainult kasu, kui inimene ei vasta sulle pealiskaudu, et suva ma lihtsalt ütlen midagi, vaid ta päriselt mõtleb. Sest et need järeldused, mida sa teed ju selle materjali pealt, need võiksid olla võimalikult ligilähedased sellele, mis päriselt inimeste peas kinni on. Ja samuti loovuurimismeetodid sobivad väga hästi teatud gruppidesse, teatud teemade puhul. Võib-olla te olete juba siin näinud ka nendest näidetest mustrit, et näiteks tundlikud teemad. Seal on väga hea, kui sa annad alguses inimesele natukene nagu aega sortida ja mõelda ja võib-olla ka ära minna uuringust. Et see annab talle võimaluse nagu minema minna, vabatahtlik osalus on. Need inimesed, kes ei suudagi ennast võib-olla sõnadega väga hästi veel väljendada või üldse väljendada, nagu näiteks lapsed, nende jaoks on oluline, kui nad saavad ennast väljendada läbi mingisuguste teiste tegevuste, sest et kui sa küsid lapse käest küsimusi, siis tema kõige tavalisem vastus ja need ajakirjanikud näiteks, kes on juba kokku puutunud sellega, te teate seda, normaalne, hästi, ma ei teagi. Et võib täitsa juhtuda, et sa saad selliseid vastuseid, aga võib-olla kui sa annad talle kõigepealt visuaalselt mõtlemiseks viisi, siis tulevad need vastused ka palju-palju sisukama. Nii et jah, siin tasub natukene nagu mõelda. Puudustena jah, nagu ma ütlesin, seda peetakse lapsikuks ja naiivseks, aga see on puhtalt ka selline kultuuriline, et laste staatus on üsna madal, neid ei peeta veel päris inimesteks. Samuti teatud tekstide puhul sa pead ikkagi olema suhteliselt kõrge subjektiivse läheduse määraga. See tähendab, et sa pead nagu sellest kultuurist aru saama, millest me rääkisime tegelikult kvalitatiivsetes meetodites ka, et sa ei pea nagu hakkama kuidagi teesklema seda, et sa oled siseringi uurija, aga sa pead mõistma mingeid koode, et mõistma mingeid lugusid, mingeid stereotüüpe, mingeid väljendusviise, mingeid värvitähendusi, mis iganes, mis selle grupi jaoks, keda sina uurid, on tähtsad. Sest et on võimalik, et muidu sa paned tõlgendusprotsessi või küsimuste küsimise protsessiga mööda. Inimesed muretsevad oma inimesed muretsevad oma oskuste pärast. Nende enesekindlus joonistamise juures on hästi madal. Hästi sageli on niimoodi, et kui sa hakkad nende ülesannetega pihta, siis esimene asi, mis inimesed ütlevad, ma ei oska ju joonistada, issand jumal, ma ei oska ju joonistada, mul oli kunstiõpetus alati 2. Hästi sageli kuulab seda kusjuures. Ja see ongi nagu hästi tähtis on igal sammul rõhutada, et absoluutselt ei ole tähtis see, kuidas sa joonistad. Selle ülesande eesmärk ei ole saada kätte sinust kunstiteoseid või panna hindeid või midagi muud sellist, vaid lihtsalt nagu, et sa mõtleksid natukene teistmoodi nendele asjadele. Ja tavaliselt siis inimesed nagu rahunevad maha, kui sa oled öelnud, et kõik on okei, ükskõik kuidas sa joonistad. Mida ma ei soovita teha, on öelda oma sõnadega välja, et ka kriipsujukku on okei. Mäletate, seal selle mõtteülesande juures ma tegin seda. Aga kui ma ütlen välja, ka kriipsujukku on okei, siis sa tõenäoliselt joonistadki kriipsujukusid, sest ma olen sulle andnud instruktsiooni. Ära niimoodi tee, sest et siis on võimalik, et sa saad lihtsalt laiemaid tõlgendusi. Sa saad selle inimese päris hääle paremini kätte, sa ei anna talle instruktsiooni pojukestki ette. Stereotüübid tulevad väga tugevalt välja. No näiteks nende samade lillede ja päikeste joonistamiseks. See on lihtsalt lapsest saati on konventsioon, kuidas me joonistame õnnelikke pilte. Seal peab olema päike, naeratav ja seal peab olema üks selline
kaarjate tiibadega kajaka, konks ja seal peab olema see lill. Teate küll, mida kõik joonistavad, on ju. Et need on konventsioonid ja stereotüüpe visuaalidel tabab väga palju, eriti kui me palume näiteks joonistada midagi. Mõned ideed ka, mida tudengid on toonud siin läbi aastate oma erinevate mõtte ja eksami ülesannete juures, minu meelest need on suurepärased. Näiteks on üks idee olnud sellest, et kuidas inimesed psühhotroopsete ainete mõju all iseennast tajuvad. See on nagu mega trippy, aga teiselt poolt sealt võib saada mingeid väga olulisi ja ägedaid tulemusi, mis võivad olla olulised just nimelt sellised nagu ainete uurijatele, ma ei tea, substantsi, ma ei tea, kuidas neid nimetada. Et sealt võib saada perspektiive, mis muidu ei ole kättesaadavad olnud. Ja ma arvan, et see võib olla huvitav just nimelt, et nagu võib-olla meeleseisundi osas ka, et psühhotroopsete ainete mõju all ja siis mõju alt väljas näiteks analüüsida. Ühesõnaga võimalus on eetiline õudusunenägu muidugi. Ilustandardeid eri vanusegruppides näiteks saaksid tänavafotograafiaga tegeleda ja mõtleksidki siis nagu, et keda ja mida inimesed ilusaks peavad näiteks. Sest et ilu ju teadu poolest on väga laialivalguv mõiste. Et meie kõigi jaoks on ilu midagi täiesti erinevat. Seda nii inimeste kui kunsti, kui ma ei tea, linnaruumi, kui mille iganes puhul. Et see on huvitav. Minu meelest nagu selliseid abstraktseid kontseptsioone, mida me oleme harjunud kasutama, aga tegelikult me nagu sisu ei tea. Neid tasub uurida läheb. Perekonna väärtustamine, milliseid ideaalseid perekondi inimesed kujutavad ette, näiteks arvutimängu Sims seda teha, lasta inimesel luua ideaalne perekond ja siis kommenteerida, mis seal on ja mida seal ei ole ja millised need tegelaskujud on, millised nende omavahelised suhted on, et seal on võimalik täis narratiiv panna käima ja sellest narratiivist sa saad kätte hästi palju mingisuguseid nagu ühiskondlikult vastuvõetavaid norme perekondlike suhete kohta, probleeme, kõike. Ja näiteks, ma saan aru, et eriti kui te vaatate seda videot, kui on käes, ma ei tea, mis meil on, need õudsad kuud on tavaliselt on november, detsember ja mai ja juuni on ju väga stressirohked ülikoolis, jaanuar ka, kui te sessi põhiselt õpite, siis on väga põnev ju tegelikult teha sellist nagu õppimise ja koolistressi ja seda tüüpi uuringuid. Loovuurimismeetoditel palju võimalusi siin on võimalus näiteks, nagu siin on pakutud Lego mudeleid teha ja antud ka päris häid põhjendusi. Et kui soovite, siis saate siin panna pausile ja lugeda oma kaastudengite ideid üsna niimoodi sellisel kujul, nagu need esitatud on. Et ühesõnaga, katsetamisrõõmu teile ja ma loodan, et te leidsite midagi sellist, millega teil on võimalik edasi liikuda. Kusjuures need ei pea ainult teadusuuringud olema. Organisatsiooni suvepäevadel, sisekommunikatsiooni mõistmisel, ajakirjanduslike selliste pikemate lugude loomisel. Need kõik meetodid või siin on tõenäoliselt erialasid väga palju ja ma olen kindel, et te suudate välja mõelda mõned sellised situatsioonid, kus nendest lähenemistest võiks olla teile abi. Loodan, et sellest on teile abi praegu ja tulevikus ja nii praktilist kui teoreetilist ja näeme juba varsti. Aitäh kuulamast!